See on triibupasta suvi. See on fucking triibupasta ja kermamure, miks ma ei peaks siin olema? Delfi TV veetis nendega ühe õhtu, et näha, kuidas käib nende ettevalmistus. Nii, pane veits, tahaks ka näha. Mis sa näed siin? Mina niikuinii teen ikka seda valmis, saa lihtsalt laula. Millest nad mõtlevad? Et see, kui sul on nagu süke mingisugune asi, mis vardjab su identiteeti, siis see kuidagi nagu tekitab sükest nagu eksklusiivsust justkui. Ja kuidas esinevad? Kes täna plaanivad ennast lauala jõuad hetkel? Käed, palun üles nüüd! Õhtul on siia Järvamaa külasse oodata rekordpublikut. Soundcheck tehtud ja päkkarist üht-teist näpus sammutakse ühe bändiliikme isa juurde, kes juhuslikult elab siit 15 minuti kaugusel. No Fredi isa ja minu isa on omal ajal ikka ka nagu suht samasuguse elu peal olnud, nagu me praegu oleme. Minu isa oli lihtsalt süke harjutas viiulit, siis läks majandust õppima, sükseks hakkas bändi tegema. Isad on meil mõlemad nagu noores põlles põhimõtteliselt sama asjaga tegelenud. Ma võtan kulda sulle. Kuna täna on tavapärasest lühem set, tuleb langetada valikuid. Ainus, mis on kindel, on Hugo Toom. No, Hugol on see energia ka, et ta tõmbab rahva nagu, et sa tahaks kuradi oma särgi seljast tõmmata, et sa tahaks nagu mingi, ma ei tea, kellegile otsa hüpata. Ja süke mošimise lugu. Pihv mees, tampokas, liima, hulakas, palavaks, tantsuriik, Hugo. Maakler, viinaingel, õllekas, okei, võib-olla vaatame õlleka ja Hugo ära. Pane Eerik orgu. Tahad päriselt ka või? Ei taha. See on mingi huiamistropp panna SoundCloudis või? Et laivini on veel aega, kutsutakse ajakirjanikki tünnisauna ligunema. See annab võimaluse pundiga lähemalt tuttavaks saada ja küsida, mida tegid kaks vähem tuntud liiget enne triibupastat. Arriba! Elu ülikooliga. Ma ei tea, mõnus oli lihtsalt niisama varem. Koolis tegin kõik kohustuslikud asjad ära. Jalkat mängisin ka. Poksisid ka? Poksisin ka. Muusikaga ühesõnaga ei tegelenud varasemalt? Mina tegelesin. Mina käisin poistekooris 6-aastaselt saadik. See oli suht piin enamus hetkel. Ma mäletan, Didi oli 18-aastaseni, oli hästi süke paipoiss. Ja siis ükskord lägime Pirita velotrekil, mängisime jalkat ja siis üks hetk nagu viinapära kõrvalt hakkasime ka nagu kuidagi salvestama. Lähen pinnale ning laakun sealt tiimsid jalas. Alkot saan ma kätte ainult tiimsid jalas. Mul oli siis tollel ajal oli see pitsaprojekt hästi aktiivne. Sealt taheti vastu panna, et ta ei tee pasta projekti ka, aga ärme tee lihtsalt pasta, vaid teeme natuke sellise väiksema vürtsiga. Triibupasta püüdis juba varakult tähelepanu provokatiivsete sõnadega. No võib-olla mõnel nagu vastab tõele, eks ju. Aga noh, ikkagi lõppude lõpuks see on nagu nali. Aga no see oli siuke lällamine alguses. Mäurasime sisse midagi ja panime SoundCloudi mingit ila ülesse. Aga jah, ma mõtlen, et ennem oli üldsegi see, et ei olnud see, et me üldsegi nagu mussi tegime, vaid oli pigem see, et Fredi ütles nagu naljaga, kui nagu hea olek oli, et kuule, teeme mingit freestyle'i või mingit sükest asja. Kuna härra tegi beati juba väga pikalt, siis beat oli korralikult üle. Kas sa toona juba nägid mingisugust räpi või muusikalist talenti oma sõpradel, et suunasid? Ma arvan, et nagu siiamaani ma ei tunnista, et need vennad oskavad lihtsalt. Meil on nagu mingi sükke asi, mida teistel pole. Ja ma arvan, see on see nagu Pärnamäe lingo. Seis on laines, ükski lai pole antud kainelt. Ei tee muusikat nii tõsiselt, mingi eitika ägiseb. Teraapiline tegevus on ikkagi. Mingi produktiivsus on sellele kaasatud nagu. Et ei ole lihtsalt joonud. No, et me oleme nagu sellised intelligentsed parmud, vaata. No täiesti narr oleks öelda lihtsalt emale, et käisin eile sõber Karli juures ja ei teinudki mitte midagi tarka. Läksime tülli, jõime pudeli viin.
Aeg kuivad riided selga panna ja teha kõne tantsupoistele. Ütle mingi soov Eesti rahvale ka. Vot, vai veel. Ta on arvatavasti tsüklis olnud. Võta vai, pane ära see kõne, mis siin ikka ei vaatan. Ja rääkida viimased jutud. Plaan on. Viima. Oi. Alkohol kuni mingile maale puustab väga hästi, aga see peab olema selline kontrollitud purjusolek. Aga ütleme, et halvimal juhul juhtub niimoodi nagu, et lihtsalt tegelikult lõpuks ei ise kontrolligi, mis sa tegelikult laval ütled, vaid lihtsalt oksendad mikrisse ja siis on hommikul piinlik. Aga teine asi on halvemal juhul see, et sa lihtsalt ütled laula ja siis on kõik nagu nii low energy, et rahvas ise ka võib. Laula võib öelda, see on hea asi. Aeg astuma hakata. Kohale on jõudnud ka ainuke teine artist, kes saab öelda, et tal on olnud sama edukas suvi kui Triibupasta. Tahan midagi tähtsat öelda. Keegi pani mulle noorte nõustamise. Tuletame meelde, et teie peaasjade kohtumine toimub 18.08, 12.03. Puhas tulevik. Täpsem info saadetakse teile meilile. Küsimuste korral kirjutage noorte nõustamine @peaasi.ee. See vend on need, kas teate, kes on needid? Need. Nagu need on need, kes elavad oma vanematega ja ei käi koolis. Kellega sa elad? Mu pere elab minuga. Ostsid pered maja. Sa sinna tasemele tule. Sa ostsid pered maja ära, et ei oleks seda momenti. 12 aastast hiljem ostsid sama maja tagasi. Kahjuks ei jõua sõbrad koos kaua hängida. Kermol on aeg lavale minna. Mulle väga meeldib, kui nendega koos hängida. Tegelikult mulle väga meeldib Maxiga. Sajab, kas sa tahad autoga lava juurde minna või mitte? Ma tahan, et mul oleks nagu Edgar Savisaares mingi pihv vihmavarjuga. Täisealine. Täisealine. Mu ema sobib või? Jaa. Tere! Tervist! Lähme! Lähme koos või? No ma võin hoida. No, võtjas. Ma ei lase prouadel hoida. See asi töötab või? Oi, lähme! Võiks arvata, et Triibupasta on rekordhooga Eestile tiiru peale teinud. Tegelikkuses on see alles nende 9. esinemine sel suvel. Ma ei fleksi, aga lihtsalt ma ütlen, et ma rääkisin hunniga üks päev. Ja hunt ütles mulle, et tal oli see suvi on bronitud 87 laivi, vaata. Mis on 87, vaata, et sul on iga päev põhjust laiv. Et me kunagi võib-olla proovime prügida ikkagi samale rappale. Mitu päeva on suves? 90. Hunt oli 3 päeva haige eelmine suvi. Tal oli isaduspuhkus. Aga jah, ütleme, et tegelikult suvi on ikkagi hästi teenib meid. Ei ole mitte kunagi sellist suve olnud. Loodame, et tuleb veel. Meil on tegelikult kõik väga hästi. Kes tahab, ostab auto, kes tahab, ostab midagi muud. Ja kes tahab... Kes tahab, ostab tupsu endale. Ja kes tahab, läheb lihtsalt koju ja paneb lõpuks pihku lihtsalt. Et fucking kõik on nagu lihtsalt. See on väga hea bänd. Mille poolest, mis nad heas teeb? Üldse muusika. Tundus väga äge ja suure fänniga. Skypargis käia! Olen põhivänn. Mis su lemmiklaulud on? See. Ma nagu laule peast ei tea. Siis sa ei ole fänn. Aga ma oskan laulda. Ma nime ei tea. Kuminui mu käes, annan käsud, kes saab trahvi. No meil on esimene live järgmise suvel on juba bookitud. Vaat see ongi tegelikult kõige suurem müsteerium, et mis juhtub järgmine suvi. Kas inimesed peavad leidma endale päris töö või saavad logeleda kuskil backis niimoodi edasi? Niimoodi mõnnata, niimoodi
nagu tavaliselt kohvile meeldib teha. Elame, näeme. Ma ei tea. Näeme. Oled lapsega tulnud täna seda kontserti kuulama. Kas tema tõi sinu või sina tõid lapse? Tema tõi minu. Noorusega peab kaasa minema. Nii et ei pane pahaks, et laps kuulab? Ei. Aga endale meeldib? Ütleme nii, et sõnad ei meeldi, aga tümakas meeldib. Pidu on hea? Ja, pidu on hea. Rahvas saab meid, siis me veel niipea lahku ja kuigi mina mõtlesin, et see on ühe suve projekt. Nagu siuke one night stand. Aga ei ole. Koeru terviseks, Ervitu terviseks ja kuradi Kesk-Eesti terviseks ja üleüldse nautige rohkem Tallinnast väljas olekut ja nautige heinapalle ja olge mõnusad ja ärge passige seal Tallinnas, Tammsaare pargis igal muul mõne. Davai, head aega.